Mitfordi õed olid briti aristokraadid, kes said 30ndatel aastatel sageli skandaalsetel põhjustel tuntuks. Neid kuut on nimetatud hertsoginnaks, fašistiks, kommunistiks, natsiks, romaanikirjanikuks ja selleks teiseks. Aga miks need siis nii vastuolulised on? Ja miks nad meid ikka veel nii väga huvitavad? Tule minuga kaasa ja saad teada. Mitfordi perekond, kust 6 Mitfordi õde pärinesid, saab oma juuri Inglismaal ajada tagasi aega enne normannide vallutust 11. sajandil. Kui William Vallutaja koos oma Normanni rüütlitega Prantsusmaalt Inglismaad vallutama tuli, oli perekonna eesotsas Sir John de Mitford, kes valitses Mitfordi lossi Northumberlandis, riigi põhjaosas Šotimaa piiri ääres. Uskumatul kombel säilitasid Mitfordid siin maavaldused järgmised 800 aastat. Õdede isa oli David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, Inglise aadli teine Redstale'i parun. Ta oli kurikuulsalt eksentriline, kuid perekond oli võrdlemisi väljapaistev. Näiteks tema vana-vanaisa oli 19. sajandi alguses tuntud briti ajaloolane. Nende ema oli Sidney Bowles, kelle isa Thomas oli parlamendi liige ning silmapaistev kirjanik ja kirjastaja, kes asutas mitu tolle aja tuntud briti ajakirja, sealhulgas algse Vanity Fairi. David ja Sidney said pärast oma abiellumist 1940 aastal kokku 7 last. Vanim, Nancy, sündis vaid mõni kuu pärast nende pulmi. Pamela sündis 1907 aastal ja peagi pärast teda sündis nende ainus poeg Thomas 1909 aasta jaanuaris. Nende 3. tütar sündis 1910 aastal. Enne juuniti sündi 1914. Aasta augustis oli vahepaus. See juhtus vaid mõni päev pärast Esimese maailmasõja puhkemist, kus David teenis Prantsusmaal. Jessica sündis 1917 aastal ja lõpuks Deborah 1920 aastal. Thomas elas vaid oma 30ndate keskpaigani, kuna ta hukkus teenistuses Teise maailmasõja viimastel kuudel 1945 aastal võideldes Vaikse ookeani rindel. Õed elasid aga peaaegu kõik pika elu. Nende elusid mõjutasid oluliselt nende vanemad. David oli veendunud konservatiiv, samas kui Sarah flirtis 1930ndatel ja 1940ndatel aastatel fašismiga. See viis lõpuks nende lahkuminekuni 1943. Aastal Teise maailmasõja ajal, kuid nagu varsti näete, olid Mitfordi perekonna poliitilised vastuolud veelgi sügavamad. Mitfordi õdedest vanimad lõid nende maine nii intelligentsuse kui ka düsfunktsionaalsuse poolest. Tüdrukud kasvasid üles üsna eraldatult. Neid õpetati kodus kaootilisel viisil ning nad kannatasid selle all, et mõlemad vanemad olid võrdselt kauged ja neurootilised. Selle tulemusena pöördus Nancy nende kodu, Batsford House'i ulatusliku raamatukogu poole. Just seal arenesid tal esmakordselt kirjanduslikud püüdlused. Ta tutvustati Briti kõrgseltskonnale oma 18. sünnipäeval 1922 aastal ning seejärel kujunes temast silmapaistev tegelane 2 maailmasõja vahelisel perioodil, sõlmides sõprussuhteid tolle aja tunnustatud kirjanikega nagu Evelyn Waugh ja John Betjeman. See oli tema rollis kui üks avalikkusele kõige nähtavamaid niinimetatud helgete noorte hulgas, mis oli Briti aristokraatia ja kõrgema keskklassi noorte grupp, kes said 1920ndatel hästi tuntuks. Briti ühiskonnas olid nad tuntud nii oma pidude ja rohke joomise kui ka kunstilise ja kirjandusliku tegevuse poolest. Samal ajal abiellus ta 1933 aastal Peter Roddiga, kes oli Sir Ronald Roddi, Briti diplomaadi ja poliitiku poeg. See oli õnnetu abielu, kuhu Nancy astus alles pärast pikka kurameerimist Erskine Hamishiga, Rostini grahvi pojaga, mis ei viinud abieluni. Nancy ei olnud ilmselt teadlik, et Hamish oli gei ja oli tegelikult kunagi olnud suhtes tema noorema venna Tomiga. Samuti hakkas Nancy 1930ndatel esimest korda kirjutamisele pühenduma, saades regulaarse kolumnisti koha ajakirjast The Lady, mis oli üks tema emapoolse vanaisa asutatud ajakirjadest. Ta avandas ka oma esimese romaani pealkirjaga Highland Fling 1931 aastal, mis oli esimene 8 romaanist, mille ta kirjutas. 1930ndate lõpuks, kuigi tema abielu oli lagunemas ja nad lahutasid alles 1957. aastal, elasid tema ja Rod sisuliselt alates 1930ndate lõpust lahus. Teise maailmasõja ajal hakkas Nancy suhtlema Prantsuse ohvitseriga Gaston Balevskiga, kes oli suvel 1940 pärast Prantsusmaa langemist natside kätte Inglismaale põgenenud.
Nad alustasid kirglikku suhet ja on selge, et tema oli Nancy elu armastus. Pärast sõja lõppu 1945 aastal asusid nad koos elama Prantsusmaale ja just seal astus ta oma kirjandusliku karjääri teise olulisse etappi. See oli ajaloolasena ja 1950-ndatel töötas ta 18. sajandi tegelaste nagu Prantsusmaa kuningas Louis XIV, Praisimaa Friedrich Suur, Madame Pompadour ja Prantsuse valgustusfilosoof Voltaire'i kõrgelt hinnatud ja avaldatud biograafiliste uurimuste kallal. Kahjuks ei jäänud tema suhe Palevskiga nendel aastatel püsima ning 1960-ndatel jäi ta üha tõsisemalt vähki haigeks. Ta suri lõpuks 1973 aastal Pariisis. Paljudes aspektides elas Pamela 6 Mitfordi õest kõige vähem tähelepanuväärset elu. Kuigi nagu näete, tõmbasid mõned tema õed-vennad tähelepanu hoopis valedel põhjustel. Ta oli tagasihoidlik naine, kellele meeldis lihtne maaelu ning selle tulemusena tunti teda kui vaikset Mitfordit ja unustatud õde. Sellegipoolest tõmbas tema abielu 1936 aastal Derek Jacksoniga, jõuka ja hinnatud aatomifüüsikuga, avalikkuse tähelepanu. Eriti seetõttu, et Jackson oli kurikuulus biseksuaal, kes lõpuks abiellus 6 korda ja oli seotud mitmete armusuhetega. Ta oli ka raevukalt antisemiitlik. Neid ühendas armastus ratsutamise vastu, kuid lõpuks lahutasid nad 1951 aastal. Seejärel sai Pamela lähedaseks kaaslaseks Itaalia ratsutaja Giuditta Tommasini. Laialdaselt kahtlustatakse, et nende suhe oli seksuaalne ja Pamela oli ise biseksuaalne. Siiski läksid nad lahku 1970-ndate alguses, pärast mida elas Pamela vaikset elu Cotswoldsis ja Londonis. 1994 aastal kukkus Pamela järskudelt treppidelt alla ja murdis 2 luud jalas. Hoolimata operatsioonist ta ei paranenud ja suri haiglas 12. aprillil 1994, olles 86-aastane. Keskmised Mitfordi õed Diana ja Unity olid kahtlemata kõige vastuolulisemad. Nad olid oma ema moodi, kelle poliitilised vaated olid skandaalsed ja kes teise maailmasõja ajal keeldus loobumast oma toetusest fašismile. See oli omadus, mida jagas ka ainus Mitfordi poeg, Tom, kes 1920. aastate lõpus Berliini külastades seostus natsismiga ja kes saadeti teise maailmasõja ajal võitlema kas itaallaste või jaapanlaste vastu, kuna ta keeldus relva haaramast sakslaste vastu. Diana puhul oli tema flirt fašismiga äärmiselt avalik. Kuigi ta abiellus Brian Walter Guinnessiga, Moveeni paruni pärijaga, 1929 aastal, kui ta oli vaid 19-aastane, hakkas see esimene abielu peagi lagunema pärast seda, kui Diana kohtus Oswald Mosleyga, kes oli temast 14 aastat vanem. Mosley pärines Briti väikearistokraatiast ja oli 1920. aastatel olnud paljutõotav tegelane Briti poliitikas, teenides aastatel 1929–1931 Ramsay MacDonaldi tööpartei valitsuses Lancasteri hertsogkonna kantslerina. Siiski kaotas ta seejärel usu Briti peavoolupoliitikasse ning samal ajal kui suur osa Euroopast flirtis äärmuslikumate poliitiliste ideoloogiatega. Pärast Wall Streeti krahhi ja suure depressiooni algust asutas Mosley 1932 aastal Briti fašistide liidu. Umbes sel ajal kohtusid tema ja Diana aiapeol. Mõlemad olid abielus, kuid Diana lahkus peagi oma esimesest abikaasast ja Mosley naine suri 1933 aastal. Seejärel arenes nende kurameerimine järjekindlalt. Nad abiellusid 1936 aastal Berliinis, Saksa propagandaministri Joseph Goebbelsi kodus. On märkimisväärne mainida, et tseremoonial viibis ka Adolf Hitler. Kuigi Briti fašistide liit sai 1930. aastatel Suurbritannias mõningast toetust, erandusid nad Saksamaaga alanud sõja puhkemisel 1939 aasta septembris. 1940 aastal, kui Saksamaa alustas Lääne-Euroopa sissetungi ja okupeerimist ning sellele järgnes Suurbritannia pommitamine, vangistas valitsus Oswald Mosley ja Diana Mosley. Nad jäid sinna kuni 1943 aastani, mil sõjakäik oli Saksamaa vastu pöördunud ning selliseid isikuid nagu Mosley'd ei peetud enam Suurbritannia siseturvalisusele suureks ohuks.
Pärast konflikti lõppu ei saanud tema ja Oswald Mosley Suurbritannias elada ning kolisid Prantsusmaale. Seal arendas Diana pärast sõda märkimisväärset kirjanduslikku karjääri, olles ajakirja European, millel olid fašistlikud kalduvused toimetaja, ning töötas mõnda aega ka ajakirja The New Statesman arvustuste kirjutajana. Ta jäi oma fašistliku mineviku suhtes kahetsematuks kuni oma surmani Pariisis 2003. aastal, 93-aastaselt. Diana toetas fašismi koos oma noorema õega. Uniti sündis 1914 aastal ja sai täiskasvanuks 1930. aastate alguses, kui Euroopa poliitiline maastik muutus üha polariseeritumaks. Ta jagas tuba oma õe Jessicaga, kes oli tema ideoloogiline vastand. Ühel hetkel teismelise eas tõmbasid nad kriidiga joone toa keskele. Uniti kaunistas oma poole natside haakristi ja Adolf Hitleri portreega. Jessica aga riputas üles kommunistliku sirbi ja vasara ning Vladimir Lenini pildi. Kui Uniti jõudis täiskasvanu ikka, tõmbas tema õde ta Briti ja Saksa fašismi maailma. Diana suhe Oswald Mosleyga 1933 aastal, kui ta oli vaid 19, osalesid õed Natsionaalsotsialistliku partei miitingul Nürnbergis. See oli esimene suurematest üritustest siin pärast seda, kui natsid olid Saksamaal võimu haaranud. Järgmisel aastal naasis Uniti Saksamaale, et õppida Münchenis keelekoolis, kuid tema tõeline eesmärk näis olevat Adolf Hitleri isiklikult kohtamine. Selle saavutas ta mõne kuu pärast. On selge, et Uniti püüdis natside diktaatorit võluda, kuigi too oli temast 25 aastat vanem ning kogu 1935 ja 1936 aasta jooksul üritas ta end talle veelgi rohkem meelepäraseks teha. Need tingutused olid lõpuks asjatud, kuna Adolf Hitleri suhe Eva Brauniga muutus 1930. aastate keskpaigast tõsisemaks, kuid sellest hoolimata sai Uniti natside juhtkonna siseringi liikmeks. 1936 aastaks oli tema äärmuslik antisemitism, mis ületas isegi teiste tema perekonnaliikmete, nagu Diana ja Tommy oma, selgelt nähtav, ning tema tegevuse tõttu Saksamaal jälgis teda MI5. Kui sõda 1939. Aasta septembris puhkes soovitas Adolf Hitler Unitil ja tema õel Dianal naasta koju Suurbritanniasse. Unit oli meeleheitel ja üritas endalt elu võtta, tulistades endale pähe. Adolf Hitler maksis tema ravikulud ja Unit paranes osaliselt. Unit naasis lõpuks 1940 aasta alguses Inglismaale, kuigi tema vigastused põhjustasid ajukahjustuse, millest ta kunagi täielikult ei paranenud. Seal juhtus tema loo kõige intrigeerivam osa, kuna arvatakse, et Unit sattus sünnitushaiglasse ja võis peagi pärast seda sünnitada lapse, kes anti lapsendamiseks. Selle kohta käivad andmed on väga ähmased. Ja see omakorda on võimaldanud aastakümnete jooksul spekulatsioonidel kasvada. Sellest ühtsusest oli sündinud Hitleri laps, kes elas kusagil Suurbritannias kogu 20. sajandi teisel poolel tõenäoliselt teadmata oma tegelikust päritolust. Siiski puuduvad konkreetsed tõendid selle oletuse toetuseks ning kui Uniti tõesti sõja ajal lapse sünnitas, oli selle lapse isa tõenäoliselt John Andrews, RAF-i piloot, kellega ta sel ajal oli lühike suhe. Uniti tervis halvenes 1940. aastatel pidevate tüsistuste tõttu, mis olid põhjustatud tema enesetapukatse tõttu 1939 aastal. Ta suri 1948 aastal 33-aastaselt meningiiti, mille põhjustas kuulist tingitud ajuturse tema peas. Kui Diana ja Uniti seostati avalikult 1930. ja 1940. aastatel Briti ja Saksa fašistidega, siis nende noore mõde Jessica omaks võttis ideoloogiliselt täiesti vastupidised poliitilised vaated. Ta reageeris oma konservatiivsele ja aristokraatlikule kasvatusele väga tugevalt ning põlgas oma vanemate poliitilisi vaateid. Protestiks abiellus ta 19-aastaselt oma teise nõbu Esmond Romilliga, kes oli just naasnud Hispaania kodusõjast, kus ta teenis kommunistide poolel. 1930. lõpus veetsid nad mõnda aega Põhja-Ameerikas, olles pidevalt rahapuuduses hoolimata oma päritolust. Kui teine maailmasõda algas, liitus ta Kanada õhujõududega, kuid hukkus lahingus 1941 aasta novembris, kui tema lennuk kadus tagasiteel pommitusmissioonilt natside Saksamaa kohal.
Jessica elu teine peatükk algas 1943 aastal, kui ta abiellus Ameerika kodanikuõiguste advokaadi Robert Trauhaffiga. Nad kolisid Californiasse, kus ta sai järgmisel aastal Ameerika kodanikuks. Seel liitusid nad mõlemad Ameerika kommunistliku parteiga, mille tõttu kutsuti nad 1950ndate keskel senaator Joseph McCarthy punase hirmu haripunktis Ühendriikide ebaameerikaliku tegevuse komitee ette. Siiski hakkas Jessica kuulsus tõeliselt kasvama alles 1960ndatel, kui temast sai üks Ameerika tuntumaid uurivaid ajakirjanikke. Ta paljastas kõike alates Ameerika matusäri varjukülgedest kuni varajaste paljastusteni Ameerika vanglasüsteemi kohta. Ta kirjutas palju raamatuid, sealhulgas autobiograafia pealkirjaga Mässajatest, mis lahkas tema perekonna omapärast poliitikat ja tausta. Muuhulgas on Jessica Mitfordit kiitnud sellised isikud nagu Christopher Hitchens ja J.K. Rowling tema julgete poliitiliste veendumuste eest ajakirjanduses. Ta suri lõpuks kopsuvähki 1996 aastal 78 aasta vanuselt. Noori Mitfordi õdedest Deborah elas ise samuti märkimisväärset elu, kuid jällegi sellist, mis võib-olla kahvatub võrreldes mõne tema vanema õe heade ja halbade tegudega. 1941. Aastal teise maailmasõja haripunktis abiellus ta Lord Andrew Cavendishiga, kes oli 10. Devonshire'i hertsogi poeg, kuuludes ühte vanimasse ja rikkamasse aadlisuguvõsasse Briti aristokraatias. Ja Chatsworthi mõisa isandad, mis on üks Inglismaa kaunimaid aadlimõisaid Peak Districti südames. Debra peamine kuulsuse põhjus oli mõnevõrra vähem vastuoluline kui mõnel tema õel-vennal. Temast sai Chatsworthi mõisa avalik esindaja ning ta juhtis selle arendamist üheks Inglismaa kaunimaks mõisaks, millel on oma aiad ja turismirajatised. Samal ajal toetas ta ka mitme väikese küla ümberarendamist, mis asusid suure Chatsworthi mõisa äärealadel. Ta kirjutas mitu raamatut Chatsworthist, selle ajaloost ja praegusest seisust ning juhtis ka suure mõisahoone renoveerimist. Selle tulemusena on Chatsworthi mõis tänapäeval üks tunnustatumaid turismiobjekte Põhja-Inglismaal. Poliitiliselt kaldus ta rohkem Jessica poole ning 1980ndatel sai temast vasakpoolse, kuigi lühiajalise sotsiaaldemokraatliku partei liige. Kui Deborah suri 2014, aastal 94 aasta vanuselt sai Mitfordi õdede lugu koos kõigi oma vastuolude ja huvitavate keerdkäikudega otsa, 110 aastat pärast Nancy sündi 1904 aastal. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot Mitfordi õdedest. Loodan, et leidsite selle huvitav olevat. Igal õel oleks tõenäoliselt võinud olla omaette video, nii et kui soovite põhjalikumaid videoid, andke sellest kindlasti teada ja kui teil on muid ettepanekuid, andke neist samuti kommentaaridest teada. Loodan, et olete tellinud minu kanali ja teavitusmärguanded on sisse lülitatud, et saaksite kõik minu videod kohe, kui need üles laen. See on kõik minu poolt ja kohtume järgmises unustatud elude videos. Aitäh!